Istun jälle restoranis toolil. Külm on sõbrad elu garderoob. Sel seleel on liikumatud silmad, mida kelner linnutiivul toob. Andrus Albrecht, artisti nimega Bonzo, on enda elu muusikaga jaganud 36 aastat. Sel perioodil on ta üllitanud arvukaid albumeid ja osalenud ka edukalt Eesti Laulul. Muusiku turbulentsest elust on Andrus nüüdseks aga teinud sammu tagasi ning keskendub viimased 3,5 aastat kodulinna Rakvere külje all hoopiski Aasia restorani Bonsai pidamisele. Me teeme seda oma perega. Me teeme seda sisuliselt 3-kesi, aeg-ajalt 4-kesi. See tähendab seda, et mina ja vend oleme köögis, kokad. Minu naine Tiina on ees, juhib siin ees saalis vägesid, teenindab külalisi ja kliente ja siis ema käib aeg-ajalt, kui on vajadus, siis käib ja aitab, paneb ka oma üle alla. Kuidas oma vennaga koos töötada on siis? Kuule, päris mõnus on. Ei ole viga. Me saame köögis jube hästi hakkama. Meil on nagu see koostöö nagu sujub juba hästi. Et meil nagu sellist ütlemist ja selliseid asju nagu ei ole väga. Üks tore tuttav ütles, et vaatab iga kord, kuidas me siin köögis toimetame. Ja ta imestab, et kuidagi nii rahulikult kulgeme köögis, üldse ei kisa, mingit närvilisust ei ole, vaikselt, igaüks teab täpselt, mida teeb ja hästi rahulikult, et ta ei ole sellist asja enne näinud, et kui mees ja naine koos töötavad, abikaasad töötavad koos, et siis mees kätega veib ja kisab naise peale, et ei, meil on selline hästi rahulik kulgemine, et ei ole vaja tekitada mingit stressi. Kirg-Aasia päraste roogade vastu tärkas Andrusel ajapikku, kui taas iseseisvunud Eestisse hakkasid tekkima esimesed vastavad söögikohad. Kokkamine on teda lapsest peale paelunud. Enne tänase Bonsai sündi tuuritas Andrus koos abikaasa Tiinaga mööda Eestit ringi, valmistades kohalikel festivalidel külastajatele okonomiyakisid ehk Jaapani pannkooke. Unistus, et eksisteeriks täitsa oma koht, tiirles peas pidevalt, kuid võrreldes praeguse ilusa reaalsusega oli see mõtteis siiski esialgu väiksem ning intiimsem. Mina omas sellises vaimu silmas nagu nägin sellist pisikest kohta, kus on 3-4 lauda. Ise ma olen seal letis ja teen siis süüa ja annan toidu üle leti ja ma sõpru kujutasin seal põhiliselt istumas, et väike klaas veini ja väikene söök on ja jutu ajamine, tore selline melu. No kõige rohkem siin kohas mulle meeldib teistsugune toit, teistsugused maitsed ja loomulikult pererahvas. Väga põnev on see, kui tegelikult kuulsus nii-öelda toob sulle toidu, mille ta on ise valmistanud. Et me omakeskis naerame juba, et me oleme Bonzo suurimad fännid. Et käime lõunal, näeme teda, õhtul paneme muusika peale, kuulame. Et nagu oma inimene juba. Restorani teisel korrusel asub Andruse kontor, mediteerimise ja musitseerimise nurk, kus aeg-ajalt korraldatakse ka õdusaid kontserte. Vahukam, mis lendu vii, suhkru vatist silmapiir. Ma pilvi nägin nii. Mõned kuud tagasi, kus siis Bonzo ja kõrsikud ja linalakk esinesid siin samas üleval korrusel ja see kontsert oli ka selline, et pool kontsertist oli kindlasti kananahkihul. Aeg-ajalt, kui köögis lähevad lained pea kohal kokku ja võimalust on, siis ma põgenen siia ülesse. Et mängin natukene pilli ja siis ma kuidagi lähen alla tagasi ja olen hoopis teine inimene. Küsimusele, kas Aasia toite pakkuvast Bonsai restoranist võiks välja kujuneda täitsa ketimoodi asi, vastab Andrus kindlameelselt eitavalt. Bonzo soovib vaimusilmas olla iga päev söögikoha tegemiste juures ise kohal, juhul kui pole tarvis parajasti kuskil mujal pilli mängida ning laulda.
selle töö tegemine on andnud mulle selle vabaduse, et ma ei pea enam ilmtingimata jooksma igale esinemisele, kus mind kutsutakse, vaid pigem, kuna ma olen siin nii palju, annan ära oma sellist aega ja energiat, siis ma olen hakanud valima neid kontserte, kuhu ma lähen üldse. Et ma uurin järgi, mis kontserdiga on üldiselt tegemist, et ma olen nagu hakanud väga väärtustama neid kontserte, kus sa tuled ise ka pärast, sõidad koju tagasi ja sul on suunurgad üleval, sest sa saad nagu ise ka midagi vastu. Andrus Albrecht lausub lõpetuseks, et on nõus hetkest elurütmi jätkama veel vähemalt 10 või 15 aastat. Kokkamine, restorani pidamine ja seejuures arengule orienteeritus pakuvad rutiini armastavale inimesele hingerahu.